panin kuhugi, tere tulemast uude videosse ja tänane video on trummivõrin. Aga te ilmselt teate, mis video see on, kuna te lugesite pealkirja. Aga kes ei lugenud, siis see video on minu kollektsioonide tuur. Kes vaatas minu Q&A videot, siis seal ma ütlesin, et kes tahab, et ma teen selle video, siis pange kommentaaridesse. Ja ainult üks inimene pani, nii et see video on sulle, kes pani, et ma võiks selle video teha. Igastahes ma siis näitan siin videos kõiki enda mingi kollektsioone ja asju. Jah, nii et alustame. Osasid videos ärge mu küüsi väga tähelepanu pange, sellepärast, et ma värvisin need mingi 2 nädalat tagasi ära. Võib-olla isegi 3. Ja see on lahti nagu maha tulnud päris palju ja nagu näha, siis ma pole viitsinud seda maha võtta või siis uuesti üle lakkida, nii et sorry. Igastahes ma alustame siis selle kollektsioonide näitamisega. Kuna see on LPS-i kanal, siis ma alustan kõige esimesena LPS-idest. Aga enne kui ma selle juurde lähen, siis ma näitan, et selline on siis enam-vähem see riiul, kus kõik minu kollektsioonid asuvad. Nii et jah. Ma alustan siit, kus siin kasti sees on erinevad minu LPS-ide aksessuaarid või mööbel. Mul on aksessuaarid teises kohas. Ups, see kukkus. Siin on siis erinevad mingi mööblid asjad. Neid ei ole palju ja need ei ole kõige paremas olukorras. See on fake veri. Aga ja seal on mingi komepaber, aga jah, siin on siis põhimõtteliselt kõik minu mööblid. Ja siin siis on natuke psükaalakeesid, mis tegelikult on müügis, sellepärast et ma saan neid iga kell endale juurde teha ja ma vaenan, nii et ma otsustasin, et ma müün maha. Aga nagu näha, siis keegi pole neid ostnud veel, nii et need passivad siin. Igastahes, kui me läheme siia üles, siis siin on osad minu LPS-id. Need on jumala suvakalt siia pandud. Siis siin on mingi sahtlikesed, kus olid muidu minu LPS-i aksessuaarid, aga siis ma sain parema koha nende jaoks. Ja siin sees on mingi sellised kaardid. Siin taga on need üllatuspakid, mis iganes. Siin mingi siuke tegelane ja siin on tavaliselt mu maskott. Aga kuna ta on praegu siin, siis jah. Ja siin on mingid need, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse. Mul on tegelikult üks veel neid, aga ma pole jõudnud seda siia panna. Siia ma olen teinud mingi siukse LPS-i värgi mingi aastaid tagasi. Siis siin kastis ja veel üks kastis. Siin on kõik minu fake LPS-id. Appi, miks kõik kukuvad? Sorry, kui te kuulete mingi taustahelist, mul on akel lahti, autod sõidavad mööda. Aga igastahes siin on kõik minu fake LPS-id. Enamasti on need kõik mingi Big 5 LPS-id, Main 5 LPS-id, mis iganes. Ja siis sellega ma kavatsen ära kostrumeerida oma selleks teiseks maskotiks. Kes on kunagi vaatanud minu seda videot, kus ma räägin mingi teateid ja siis uuest maskotist, siis ilmselt, ma ei tea, aga igastahes keegi võib olla mõelnud selle peale, et ma ainult ühes videos näitasin teda ja ma pole teda rohkem näidanud, siis see on sellepärast, et tal tuli peatsast, kuna ta oli tehtud fake LPS-i peale ja fake LPS-idel tulevad kiiresti pead otsast. Ja tal tuli peatsast ära ja nüüd ma kavatsen ta millalgi tagasi teha. See oli siis fake versioon ühest LPS-ist. Shorttrigetist, aga ma sain ta originaalversiooni, nii et ma mõtlesin, et ma teen ta uuesti oma maskotiks. Ja tema peal ma olen natuke midagi harjutanud või mis iganes, aga jah, mul on tema parem versioon ka temast. See on sama LPS, aga see on nagu parem fake, nii et ma mõtlesin, et ma rikun tema hoopis ära. Aga jah, siin on siis kõik mu fake LPS-id. Anyways, siin all on siis veel LPS-e. Need, kes ei ole mulle mingid riiulite peale ära mahtunud väga. Jah. Siit kõrvale minnes on veel mõned LPS-id. Siin on enamasti nagu nii-öelda laps LPS-id. Ehk siis osad need, mida ma olen kasvanud enda sarjas. Ja osad on mingid muud, kelle ma olen pärast seda sarja juurde saanud. Siis kui me lähme siia riiul peale, siis siin on mu LPS maja ja siis LPS-id ritta laotud. Igastahes
Ärge küsige, see on fake veride küljes, ma pole jõudnud seda maha pesta, aga ja siis see on see tüüp. Ta on suht kole, aga ta meeldib mulle, nii et ma panin ta ka siia. Ja siis siin on kõige suvakamad LPS-id lihtsalt ritta pandud. Jop. Ja siin on ainsad mu originaalid main 5 LPS-id. Siin on selle uue generatsiooni omad. Sõbernunnud. Ja siin on üks kolli ja siin on siis lihtsalt osad, kes mulle natuke rohkem meeldivad, võib-olla mu kollektsioonist, on siis pandud siia koos selle majaga nagu terve eraldi riiul. Kui me siit alla, siis siin on selline mitte kast, vaid karp. See on minu LPS aksessuaarid väiksemad. Aga näita, mis siin sees on. Kleepsuud ka, see on igal pool ümber. Ja siin sees on erinevad aksessuaarid. Siin on osad riided. Aga see küll riided selle. Ja riided. Mul on kahjuks väga vähe riideid, aga mida iganes. Siin on söögiasjad, siin on mingi suvakad asjad. Siin on siis siuksed nagu mütsi asjad või siuksed tekstmoodi asjad. Või põhimõtteliselt nagu siuksed riided, mida ma ei kasuta nii väga. Ja siin on mingi suvakad, mingi kausid, mida ma kunagi räigelt tegin. Midagi pole korda kasutan neid, mulle väga ei meeldi need enam, aga mulle kunagi obsess nende tegemistes. Siis siin, kui ma võtame selle ära, siis on natuke suuremad aksessuaarid. Ka igasugused pole ära sorteeritud, täiesti suvakad. Ja igasugused räigelt meeldivad LPS aksessuaarid. Ma olen nii armastanud LPS aksessuaare lihtsalt. Nii, kuna segast on vaadatud, siis on kõik LPS asjad vaadatud. Ja liigume edasi järgmise kollektsiooni juurde, milleks ma arvan, et on My Little Pony. Aga enne kui ma My Little Pony'de juurde lähen, siis ma näitan ruttu ära. Siin on mul hobused. Ma enam neid ei kogu. Ma tegelikult siin need, mis on mul nagu müügiks. Ma müünud maha, siis ma enam ei kogu. Ma olen enamus maha müünud juba. Ja siis siin on need, mille ma olen enda nubudele, sest ma olen nendega nii palju mälestusi ja ma olin nii obsess nendest, kui ma neid veel kogusin ja mul on väga palju mälestusi nendega. Mul lihtsalt kahju neid maha müüa võõrastele, nii et ma annan need enda nubudele, kuna nemad ka koguvad neid. Ja seal taga on mingi muud asjad, aga igastahes. Just meelde mulle siis näidata, mis siin on. Siin on mul ka osad LPS asjad. Siin karbi sees on mul ma ei saa seda lahti. Siis mingis selle generatsiooni LPS-id. Maal oli neid rohkem, see ämber oli algselt põhimõtteliselt täis. Aga ma müüsin need maha ja ma valisin kõige nagu paremas olukorras välja ja müüsin need maha ja nüüd need on näinud siin mingi mustad järel. Ja nagu ma ei usu, et keegi väga tahaks seda, aga mida iganes. Jah, need lihtsalt on siin ja ma ei tea midagi nendega teha. Kuna ma ei kogu neid selle generatsiooni omi, siis ma müüsin need maha. Ja siin on ka mingid suvakad kleepsud. Ja nendes teises karpides on midagi muud, aga jah, see pole tähtis. Igastahes nüüd lähme My Little Pony'de juurde ja need on mul siin üleval. Ma ei oska neid väga näidata, sest ma pole kunagi nagu mingit videot nendega teinud. Aga ma alustan lihtsalt, ma näitan nüüd nagu aeglaselt teile ja siis te näete, kes mul on. Ma hakkasin neid nagu tõsisemalt koguma selle aasta suvel ja ma olen seekord nagu iga päev ma reaalselt vaatan erinevatesse kohtadesse, kust ma neid osta saaksin ja ma olen nii palju ostnud kui võimalik. Ma olen väga obsess nendest. Jah. Ja siin ära peal need 3 tükki siin on fake'id ja need ei meeldi mulle. Ma ostsin ühe suure nagu lotti, mis iganes seda kutsutakse, kus oli nagu hästi palju My Little Pony'sid ja siis need olid seal juures ja. Siis mul on väike Flurry Heart siin ja ta on nii nunnu. Siis mul on need vist, ma võib-olla eksin, aga need 4 peaks olema vist McDonald'si mingi omad. Ma pole kindel, aga ma olen nagu kuskilt kuulnud, et need on, aga ma pole 100% kindel. Siis need on mingi üllatus nagu pakkidest vist.
siis need peaks olema mingi raamatuga kaasas. Mul oli kunagi nende nagu mingi videvik, aga ma pole kindel, kus ta nüüd on. Siis see Vikerkaar ja Fluttershy appi kukuvad on McDonald's omad 100% kindlad. See on mul väiksest saati olnud ja see tuli ka ühest lotist. Siis see Princess Luna, mis tegelas oli tõest Princess Kuu, jah. On ka oma lapsepõlvest ja see videvik on mu lapsepõlvest ja ma lõiksin ta lakka. Nii et see on nagu suht päärakas. Also, Princess Luna on mu number 1 lemmiktegelane My Little Ponies ja ma väga-väga armastan Lunat, ta on nagu my favorite character ever. Siis siin on veel erinevaid mingi videvikke. Siin on 2 ühtesugust vikerkaart. Ja selle mingi asja, mis tal otsa ees on, ma olen seda mingi põletanud väiksena mingil põhjusel. Nii et jah. Siis mul on siin ka mõned poni asjad. Näiteks siin on mul siuke karp, ma ostsin endale 2 poni millalgi ja siis nad tulid selle karbi seest, kus on videviku kleeps peal. Ja siis siin sees on mingi sellised 2 mingit paput, mis on ka ponide omad originaalis. Siis mul on see haruldus, kes ei seisa püsti ja ma ei tea, kuhu seda panna, nii et ta lihtsalt on siin. Siis mul on siin Princess Celest ja see kaelaasi. Siis mingi joogitops, mis oli koos selle voodiga, kus see väike tüüp on. Aga ma ei taha, et see ära kaoks, nii et ma panen selle siia. Ja siis siin on need mingid asjad, mis ma sain Crossist. Nii et minge vaadake, kas seal on neid. Seal oli videevikuga oma ka, sealt kus mina ostsin. Aga ma pole teda ostnud nagu näha. Siis kui me vaatame siia, siis mul on selline mingi koomiks või asi, kus on Equestria Girls, mingi erinevad, alguses siin on nagu koomiks osa ja pärast siin tulevad nagu siuksed ülesanded ja plakat. Mul on mõelnud, et ma tahaks seda plakatit panna enda seinu peale, aga samas ma ei tahaks ka nagu mingit lehte välja tõmmata siit, nii et ma ei tea, kas ma peaks seda tegema või mitte. Aga jah, siin on siis siuksed erinevad ülesanded ja selle ma sain mingi, siin kus ma elan on mingi second hand store, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, teise käe pood. Ja siis ma sain sealt selle mingi 30 sendi eest vist, 35 sendi eest. Jei. Aga siin on mul üks LPSM ka, mis ma ostin Jagast. Täiesti uus, kasutamata. Ma ei kavatse ka ühtegi kleepsu kleepida. Ega siia midagi kirjutada, ma tahan selle hoida nagu tuttuuena, nagu see on juba. Kuigi ma räigelt tahaks neid kleepse kuskile kleepida, sest need on nii nunnud. Aga ma ei kavatse seda ikkagi teha. Siin on üks mu joonistus, super ilus, mille mu sõber mulle tegi. Ja siis siin on 2 koomiksit. See koomiks oli mul, kui ma olin juba väga väike. Kas just väga väike, aga suust väike. Ja kui näha, siis siin on nagu soditud asju, sest mulle mingil põhjusel meeldis asju sodida. Ja, õnneks siin nagu koomiksi enda nagu sees, kui see koomiks käib, ei ole soditud. Ma olen selle koomiksit nii palju kordi lugenud, mul räst peas kõik, mis siin juhtub, kõik, mida nad ütlevad. Ja, siin on siis, kus kujumotjate kuninganna neid mingi asju teeb. Igastahes. Ja see oli mul juba väiksest saadik. Ja hello, I'm a happy pony. See ei näe väga happy välja. Igastahes. Ja siis mul on see koomiks. See koomiks oli mul ka väiksena, sest et kui ma sain selle koomiksi, siis ma sain need koos. Aga see on suht pikk lugu, aga siis mul polnud seda väga palju aastaid. Ja siis nüüd mingi suvel vist. Enne suvel, jah. Leidsin võimaluse, et ostas endale tagasi. Nüüd mul on selle, ma olen väga õnnelik selle üle, et ta mul on. Sest mul oli ta väiksena ja nüüd ma olen ta tagasi. Ja I love them both.
ja see pole soditud õnneks. See on nagu 100% perfektses olukorras. Siin ka siis on mingi suvakad asjad, kui ma midagi näiteks maha müün, siis ma saan nagu mingi kasti või midagi kasutada. Igastahes see oli enam-vähem kõik My Little Pony asjad, millest mul olid. Tegelikult mul tuli just meelde, et mul on nagu mu sassist juba, aga mul on siin seina peal on mul üks Sunset Shimmer, mille ma endale tegin. Ta on number 2 lemmiktegelane. Ja siis siin mul on see, mille ma sain eile vist. Ja ta on super cute ops. Ja ta on mu number 2 lemmik My Little Pony tegelane ever. Igastahes, kui me liigume edasi järgmise kollektsiooni juurde, siis selleks on Monster High. Ma ei tea, kas ma ütlesin seda valesti, aga selle kollektsiooniga ma vist tõsisemalt alustasin umbes septembris, sest septembris ma ostsin selle Claudini. Sorry, kui ma valesti ütlen. Aga siis ma olin nagu obsess ja siis ma lihtsalt pidin ta koguma hakkama, et ma kogusin. Suvel, ma enne seda, kui ma tema sain, siis mul sain tema endale. Ta on see asi, mis siin on tegelikult on katki. Ja ma ostsin ta, sest ta oli ainult mingi 2 eurot või 1 euro, ma ei mäleta. Ja ma armastan Dracularut, nii et ma lihtsalt pidin ostma. Osa ta seisab veits vale selle toel või mis iganes, aga ma ei tea, vahet pole. Ja siin mul on selline Claudine, kelle ma ostsin Selverist. Selle ostsin ka Selverist. Ja selle ma ostsin ka Selverist. Ja tema ma ostsin Kaltsukast. Ja ma pole neid väga koguda jõudnud. Nad pole mul nii suur kollektsioon. Ja mul pole nende vastu nii suurt huvi, kui mul näiteks ponid või elbesid. Aga ma ikkagi armastan neid väga. Nad on väga armsad. Also ma ei tea väga, mis poosi neile panna, kui ma neid näiteks riiulile panen niimoodi. Nii et need on suht kahtlased poosid. Tema poos on kuskil ära läinud. Nagu näha. Aga jah, need siis on minu ainsad 4 Monster High nukku. Mul oli tegelikult 2 tükki väiksena. Mul oli mingi Draculaura kunagi, siis mul oli Operetta. Kuidas iganes seda nimega ütle. Mul olid nemad. Ja ma olen neid otsisin. Ma reaalselt mingi paar kuud tagasi läksin oma pööningule ja ma veetsin mingi pool tundi seal. Ma otsisin kogu oma pööningu läbi ja ma ei leidnud neid mitte kusagilt. Nii et mul pole olnud näinud, kuhu nad sattunud on. Osa ma pakenditest siid need ära lõiganud. Ma tahtsin need nagu seina peal panna, aga nagu näha, siis ma pole seda teinud. Igastahes järgmine nagu väga väike kollektsioon on mingi dinosauruse kollektsioon. Need siin on tulnud üllatusmunadest ja siis see ma leidsin enda pööningult mingi sellest ajast, kui ma olin mu vennaga mingi väiksed või mis iganes. Ja osa Siriulis olid kunagi mu ponid, nii et siin on need mingi kleepsud ja asjad, nii et ma pole viitsin neid siit ära võtta. Also siin mul on mingi eelpessise karp, kus oli need 2 sees ja siis tema. Ja mul meeldib see karp, nii et ma jätsin selle alles. Ma olen neid paljusid, kes jätavad neid alles ja nagu kasutavad neid kuidagi. Ja ma kavatsen kaasa teha, ma lihtsalt pean mõtlema, kuidas ma selle kasutuskõlblikuks teen. Ja ma muidu nagu teeks ka võib-olla niimoodi, et ma nagu avan LPS-id ja siis panen nagu pakendisse tagasi mis iganes. Aga kuna ma nagu teen rohkem videoid LPS-idega ja mul meeldib neid ritaladuda niimoodi, siis ma pole väga see, kes nii-öelda jätab need pakki, kui ma need ostan. Nii et jah. Osa dinosaurustest on mul mingid kleepsud. Siin on Monster kleepsud, ma olen enamus juba ära kustanud. Siin on mul dinosauruse kleepsud. Ja siin on mingi suvakad telo, mingi värgid, mida ma saan kasutada LPS-idele telosid teha. Igastahes need olid kõik mu nii-öelda kollektsioonid ja asjad ja nüüd ma näitan rohkem ka neid asju, millest mul on midagi, mida ma nimetasin enda Q&A's. Mu Q&A's oli mingi küsimus, et mis fandomites sa veel oled, kui ma õigesti mäletan, ja siis mu vastuseks oli mingi kõik need, mida ma just näitasin. Ja siis oli näiteks Billie Eilish, nii et ma näitan kõik enda
Billie Eilishi asju, mis ma olen. Ja kuna ma juba siin Reelsi juures olen, siis ma näitan, mul on siuke mingi lõhn või kehasprei. Siis näiteks mu seina peal on hiiglaslik Hit Me Hard and Soft lip. Siis siin on mul tema mingi plakat. Also need on kõik mingi temost ostetud, nii et mingi vaadake, kes tahab. Ja siin on üks maal, mille mu sõber mulle tegi. Super beautiful. Siin on mul üks raamat, mille ma ostsin Apollost. See oli ainult 3 euri. Kes tahab, go check it out. Ja kui me siin mu laua ääres mu väga segadust ignoran, siis siin on mul nagu eraldi põhimõtteliselt nagu mingi terve sein, kus on Billie Eilishi asjad. Ehk siis siin on kleepsud. Siin on mingi kalender. Siis siin on joonistus, mille ma joonistasin 2020. See joonistus on joonistatud selle pildi järgi. Kas need pole mitte sarnased? Oh my god. What the heck? Siis siin on joonistus, mille ma joonistasin 2022 ja see on veidi ikka parem, aga see ei meenuta üldse seda, keda see peaks meenutama. Siis siin on joonistus, mille ma tegin eelmine aasta, 2024, see pole aastat kirjas, aga ja see näeb ikka kahtlane välja, aga on näha, et mul on natuke arenenud. Igastahes siin on siis erinevad plakatid, mis mul on mingi aastast 2020 või isegi ennem, ma pole kindel. Aga ja, see on siis see muusikavideo, mille järgi see on tehtud. Aga selle, ma mäletan, ma joonistasin selle kleepsu järgi. Ja see on päris erinev. Ja siin mingi tšekk sellest, kui ma ostsin oma esimese Billie Eilishi särgi H&M-ist. Ja siin on veel 2 kleepsu mu akna peal, mida ma pole veel kuskile kleepinud ega midagi teinud nendega. Ja kui me juba mu laua juures oleme, siis ma näitan, et mul on näiteks peegli peal on mul erinevad Monster High mingid kleepsud, mida ma olen endale kleepinud siia. Kleepsin suht kaua aega tagasi ja I don't know, I like them. Igastahes järgmine fandom, mis mul ka oli Outer Banks, mis on üks Netflixi sari. Ja sellest on mul ainult 2 asja. Sellest on mul ainult siuke Beefarel, kus on see sarja vaatanud, saab aru, mida see tähendab. Ja siis mul on ka selline raamat, mille mu sõber mulle kinkis juldeks ja ma pole seda veel läbi lugenud. Ma sain selle alles mingi jaanuaris ja praegu on aprill. Aga yeah, I like it. Ja nüüd kõige viimase asja juurde, ma arvan, on Arcane. Ma ei mäleta, millal ma hakkasin Arcane'i eestled korda vaatama, aga kui ma hakkasin, siis ma olin juba kohe alguses obsessed. Ja ma olen siiamaani nii obsessed sellest ja ma siis mul on nagu plakateid nendest, nii et ma näitan, mis mul on. Kõige esimene Arcane'i asi, mis ma oma seinale sain, on see Jinx, see on üks tegelane sealt. Ja ma tegin selle ise, ma maalisin selle popi peale ja siis värvisin ära ja siis kleepisin oma seinale. Ja. Siis siin all on üks imeilus Jinxi maaling, mille tegi ka mu sõber. Talle meeldib mulle plakatid ja mis on väga armas. Ja ta on väga hea kunstnik ja nagu te ilmselt näete ja see on imeilus. Ja siin on 6 erinevat plakatit, mille ma ostsin endal Temust. Go check it out, kui te soovite. Temus on reaalselt räigelt palju Arcane'i asju. Aga kui te kirjutate otsingusse Arcane, sinna tuleb nagu räigelt palju asju. Ja ma arvan, et mu lemmik nendest on see, sest ma ei tea, Jinx on mu lemmik tegelane sealt. Mulle väga ka meeldib see, sest vaisilmad on minu arust nii ilusad. Ja mulle meeldib ka see. Aga muidu on need kõik väga ilusad ja need pesitsevad siis niimoodi minu kollektsioonide nii-öelda juures. Ja siis siin on kõik teised plakatid. Mul tegelikult ostetud ka siuke Arcane'i särk ka Temust. Ostsin selle mulle mu sõbrale nagu 3 peale, et ma saaks kõik matchida ja need on ka Temust. Aga mul väga Arcane'i asju ei ole, aga mul on joonistused, mille ma ise joonistan, nii et ma näitan neid ka teile. Mul on siis siuke powder. Kuidas sa ütled seda eesti? Nagu, ma ei ole väga hea inglise keele rääkinud, sorry. Aga ma olen 2 korda üritanud teda joonistada. Ja ma olen pool jätnud.
ilmselt ma seda ei lõpeta, see näeb väga kahtlane välja. See on natuke parem, aga mulle ikka meeldis, nii et ma ei usu, et ma seda kunagi lõpetan. Siis ma joonistasin White, ta näeb väga kahtlane välja, ma reaalselt ei oska seda joonistada, ma vihkan neid juukseid, need varjud või mis iganes näeb väga kahtsad välja. Siin on Isha, ta on mul üks teine või kolmas lemmiktegelane Arcane'ist. Ja, ta on väga armas, kuigi mulle see joonistis väga ei meeldi, ta huulad on nii tumedad. Siis need juuksed on suht kahtlased ja üldse see on kuidagi kahtlane. Asa mul on ka siuke piljalis joonistatud, aga see on ka suht kahtlane. Siis mul on dinosaurus joonistatud. Ma proovisin joonistada T-Rexi, aga see ei näe üldse välja nagu T-Rex. Siin ma olen joonistanud Jinxi. See oli mu kõige esmakord, kui ma üldse mingid Arcane'i tegelasi joonistasin ja ma veetsin räigelt kaua aega seal tegemisele ja see on ikka väga kahtlane. Nagu näha, siis ma pole väga viitsinud värvida midagi, ma lihtsalt hariliku jooni on nagu väga hästi näha. Nii et jah, aga jaa. Ja ma üritasin läbi paberi seda uuesti joonistada, sest ma mõtlesin, ma joonistan ühe enda seinale ka, aga nüüd ma olen nagu täpselt see sama pilt nagu seina peal, nii et ma ei usu, et mul seda enam vaja läheb, nii et jah. Aga kui ma juba joonistasin näitan, siis ma näitan teile natuke enda My Little Pony joonistusi, mis ma joonistanud. Siin alguses on nagu väga kahtlased need, sest selles siis, kui ma alles harjutasin nende joonistamist ja ma polnud selles nagu väga hea. Aga kui me näiteks skipime natuke lõpupoole, siis need ärgis saavad ikka, see on väga kahtlane. Mul hakkas igav, siis ma tegin nii-öelda seda. Mul ei saa see nimi meelde. Igastas ma panen ekraanile. Aga edasi on siis nagu natuke normaalsemad. I ship them. Siis siin on Sunset Shimmer. Iga kord, kui ma neid kahte koos joonistan, iga kord ta tuleb väga kahtlane. Ja siis ta tuleb nagu enam-vähem. Ja ignoreeriks seda, et see paber paistab läbi. See häirib mind, aga jah. Kõik siit tulid väga kahtlad välja. Siis siin on ka mingid. Ma joonistasin neid niimoodi, et ma nagu switchisin enda nii-öelda rollid ja mis iganes ära. Ja need tulid väga kahtlased välja, ma ei olnud üldse originaalne oma ideedega. Ja ma vihkan neid, aga mida iganes. Ükskord joonistasin Dracula Red Bonina, aga see näeb nii kahtlane välja. Ma joonistasin seal mingi suvel. Ja ma ei tee seda mitte kunagi enam uuesti, see näeb nii jube välja. Ma ei teadnud üldse, kuidas ma peaks seda tegema. Ja ma ei tea, I hate it. Sunset Shimmer. Ma olen seda kaks korda joonistanud. Siin mul hakkas igav. Kõik need pildid on joonistatud nendest koomiksitest, mis mul on nagu lühidalt nii-öelda. Ta on nii nunnu minu arust. Yeah. See on üks mu lemmik, mida ma olen joonistanud. My favorite character. Igastahes see oli kõik. Ma loodan, et teile meeldis see video, isegi kes ei tahtnud, et ma seda videot teeksin. Ma loodan, et hakkasin sama asja kordama. Igastahes loodan, teile meeldis ja näeme järgmises videos. Bye bye!